Täiskasvanuna proovin siis teadvelolekule ja heasoovlikkusele vastavaid manifesteerimise võtteid. Ma soovin sulle ilusat köögimööblit, head šampooni, mis sind üllatab. Ma soovin sulle erilisi õhtuid kallite inimestega. Usu või mitte, ma soovin sulle head seksi, lühikesi ravijärjekordi, soovitud pikkuses varbaküüsi, stabiilset sissetulekut. Ma soovin, et oleksid sündinud teises linnas. Ma soovin, et oleksin olnud värvimull radiaatori küljes, kuhu su helesiniste karvadega kampsun oleks vahetunnist takerdunud, kuid see olekski jäänud meie ainukeseks kokkupuuteks. Ma võiksin alustada uut elu sinu ilusas köögis. Ma võiksin olla selle kraanikausi aluse kapi nupp. Ma võiksin olla sellel ringil prügikastist ühe liigutuse võrra eespool. Ma vaataksin, kuidas sa oma lapsele rahuloleva ilmega banaani lõikad, sest sa oled vastutustundlik lapsevanem, kes teeb omalt poolt kõik, et su võsuke ei läheks paksuks, sest see on ilmselgelt kõige hullem asi, mis temaga juhtuda saab. Ja sina ja sinu uhkelt normaalkaalus poeg meenuta mulle, kui näen mõnd radiaatorit, ilmsi või unes. Ja ma ei mõtle neid valgeid esimestest antilatest tellitud, ei saa peita do not cover kleepsuga elektritoidulisi huugajaid. Ma mõtlen püsivamat väärtust, ma mõtlen malmist madonnat. Ma soovin, et sa teaksid, mida tähendab suur vahetund, kui sa kardad. Ja sa kardad nii, et sa ei tea isegi, et sa kardad, sest sa oled selle oma elupähe vastu võtnud. Ma soovin, et ma ei saaks teada, et see kõik päriselt juhtus. Kui ma suren, siis põletage mind ja puistake tuhk vana metalli nende samade radikate juurde, kui selliseid siis veel kuskil on. Ma tahan neile rääkida, mis kõik vahepeal juhtus. Me oleme kõik lõpuks jäädavalt koos, me sööme metsmaasikaid, me vastame koos laste kirjadele, kirjutame neile, et ärge andke alla. Et see tundub võimatu, aga sul on veel kunagi võimalik kogeda midagi enamat kui ebaõigluse sihtasutus vabalt valitud Eesti linnas täiskasvanute ignorantse, kuid järjekindla järelevalve all.